Mida on vaja, et viia relvaimpeerium sellisest seisust sellisesse? Noh, sa peaksid seda küsima meelt, kes uskus, et Kiiev langeb 3 päevaga. Näed, Nõukogude võim ja hiljem venelased ehitasid kogu oma maine üles relvadele, mis olid odavad, töökindlad ja peaaegu sama head kui ameeriklaste omad. Aga see polnud nende suurim eelis. Tegelik müügiargument oli see, et Moskva esitas palju vähem küsimusi kui Washington. Kui Washington keeldus sind relvastamast sanktsioonide, inimõiguste või poliitika tõttu, siis tõenäoliselt olid venelased juba lepingut koostamas. Nii saidki Alžeeria, Vietnam ja Süüria taolised riigid lojaalseteks klientideks ja aastakümneid äri õitses. Kuid siis tungis Putin Ukrainasse ja äkitselt oli Venemaa relvatehasel klient, kes edestas kõiki teisi. Venemaa armee ise. Tehased, mis kunagi ehitasid tanke ja rakette ekspordiks, asendasid nüüd neid, mis lahinguväljal õhku lasti. Välisklientidele ei öeldud otseselt ei, neid lihtsalt lükati üha kaugemale ja kaugemale lõputuna näivas ootenimekirjas. Ja isegi neil, kes oli valmis ootama, oli veel üks probleem. Venemaa kaitsetööstusele maksmine tähendas Ameerika sanktsioonide riski. Nii et ükshaaval loobusid sisuliselt kõik riigid. Hiina vähendas oma tellimusi 72% ja tänapäeval ehitab Hiina peaaegu kõik ise. See langes just maailma 10 suurima relvaostja nimekirjast välja. Egiptus läks seejärel hoopis Prantsusmaale, Saksamaale ja Itaaliasse ostlema. Alžeeria vähendas oma tellimusi peaaegu 80%. Ja siis on veel India, Venemaa suurim üksikklient, Kroonijuvel. See Kroonijuvel ostab nüüd 10 hävitajaid Prantsusmaalt ja allveelaevu Saksamaalt. Esimest korda alates 1960. aastast. Enamik India relvadest ei tulegi enam Venemaalt, aga see pole veel kõik. Moskva teeb endale olukorra veel hullemaks, sest Venemaa hävitab pidevalt oma alles jäänud mainet. Iga rünnak Ukraina vastu on reaalajas demonstratsioon sellest, mida need relvad tegelikult suudavad. Ja väga tihti need ei tee eriti midagi. Kui Venemaa hakkas esimest korda tulistama oma täppistiibrakette, siis USA luurehinnangul ebaõnnestus neist kuni 60%. Kas mööda, rikkis või lihtsalt üldse mitte töötades. Ja need, mis tegelikult töötavad, Ukraina on neid taevast alla toonud Ameerika vanade relvadega. Iga potentsiaalne ostja näeb nüüd, kuidas Venemaa parimad relvad saavad otse-eetris hävistatud ja enamik neist on juba piisavalt näinud.